Palju on siin neid inimesi teie hulgas, kes võib-olla juba 90-ndatel mõnel meie kontserdil käis? Täitsa on. Tore. Mul on hea meel näha heakaaslasi. Okei, no mingu see järgmine lugu eeskätt kõikidele teile, kes te juba siis käisite meie bändi kuulamas, sest see on 90-ndate Romeote ja Juliate lugu Öösilmad. Sa teed olles sinuga koos käsi käes istud Romeo Julia tead ju, et nimetu vaeg kuigi seda ei näe tunnetus kuuma sees olles koos öösilmad jälgivad meid tunnetus kuuma sees olles suur aitäh teile, sõbrad. Kuna teil on vahepeal juurde tulnud, siis on paslik nüüd küsida keskmiste inimeste käest ka, kuidas teil tuju on? No nüüd ongi läinud paremaks. Vaata, mis inimestega Viht teeb. Kohe läheb tuju heaks. Väga-väga hea. See on muidu standard küsimus ka. 90-ndate artistid küsisid neid küsimusi tihti lugu inimestelt laualt. Kui midagi muud öelda ei olnud, ma mäletan, ma ise tegin seda väga palju. See oli see, kuidas teil tuju on ja kus on teie käed. Sellepärast, et käed tavaliselt inimestel on ja siis nad tõstavad nad püsti. Oot nii. Aga läheme edasi ja järgmine lugu viib meid aastasse 2020. Aga lahtud ja võetud me käest, millist teed käib, kuhu väga viib. Aastal 2020 nähvi koos, mis nüüd saab. Aga lahtud ja millist teed käib aastal 2020 näed ja veel kord, mis meil saab, aga on antud ja millist teed käib aastal 2020 näed. No kuulge, vägev värk, siin on täitsa lauluhäältega inimesi koos, nii et ma arvan, et me saame panna siit laulukoori kokku järgmiseks laulupeoks. Ainult, et proov on korra aastas. Mis tõttu ma ei ole kindel, et me saame kvalifitseerume. Aga no see selleks. Igal juhul me ise oleme bändina veendunud, et meie lood on üldiselt head ja ausalt öeldes, kui me ise poleks veendunud, siis poleks mõtet ju bändi teha ka. Aga siiski ajapikku on välja kujunenud nii teatud kriitikameel ja see kriitikameel on meile öelnud, et kõik lood ikka nii head ei ole ja järgmine laul on üks nendest. See on tõesti väga-väga halb laul. Ja
Jah, tegemist on kohutava palaga. On kohutav. Taies on see, mille autoriks on Sven Lõhmus, ta teab, millest ta räägib. Häbi tunnistada olen. Jah. Aga teisalt, ma ei tea, kui kohutav ta on, aga ta lihtsalt on siuke naiivne lauluke ja pikki aastaid ma seda esitada ei armastanud. See on Señorita, muide, selle laulu nimi. Ma ei tea siiani, miks Lauri alati valib selle laulu sinna kavasse. Sinna kavasse või? Sellepärast, et mul on halb maitse. Me kõik tunneme läbi selle loo aega, aga no... Ja, ma olen ainuke, kes ei tunne, aga vaata see ongi, kui sa hakkad vanemaks saama, see on hea sünn ja siis sul kaob teatav nagu häbi tunne ära. Filtrid kaob ära. Just. Igal juhul, aga sellel palal on, te olete ju näinud YouTube'is on ka ju suurepärane video, eks ole, kõikide nende vaimustavate koreograafiatega, mis on valminud sellises telekanalis, kvaliteettelevisioonis, nagu seda on Alo TV omal ajal. Ja miks selline video sündis, kes ei tea, siis põhjus oli väga lihtne. Eelmine õhtu oli meil poistega olnud selline suurem pidu ja meil oli natuke hõre olemine ja siis me läksime Alo TV-sse. Ja Alo TV-s oligi täpselt siukene ruudukene sellist pinda, selle ruudukese taustal oli see kuulus postament Sõnajalal potiga ja siis oli kaamera statiivi peal, aga keda ei olnud, oli kaameramees. Lihtsalt oli üks suvaline mees, kes ütles, et poisid, tehke midagi. Ja see kõlas kuidagi jube imelikult, et mis mõttes tehke midagi. No ja siis me mõtlesimegi oma selles seisundis, et teeme siis midagi. Ja nii sündis see koreograafia. Küll aga teadmata, et just nimelt see variant jääb lõpustama Eesti rahvast pikkadeks aastakümneteks. Igal juhul selle loo tõi või laulis selle uuesti kuulsaks Mikk Saar Näo saates, tegi seda minu meelest väga ilusasti. Ma ütlesin talle pärast komplimendi ka, et see on Anne, see on tõesti suurepärane Anne teha väga halvast asjast veel halvem. Ja Mikk sai selle suurepäraselt hakkama. Aga täna siis teie ees rahvalikus võtmes Señorita! Taas üks unetu öö, miks aeg nüüd aeglaselt liigub, hõbe haigu naerab vaid. Meri jahutab sind ja tuules kuuled ta laulu, ühel päeval, kui taas kohtan sind. Sel ööl mõtted on veel, tunnete teel. Ei, señorita, vaid mõttes su huuli paitan puutuda, neid ma ei saa, olles veel su poole teel. Ei keegi keela ju peita neid tundeid, kui ootamaseks vaiksele päikese all, milleks veel peaks muutma meelt. Ja veel kord, ei señorita, vaid mõttes su huuli paitan puutuda, neid ma ei saa, olles veel su poole teel. Ei keegi keela ju peita neid tundeid, kui ootamaseks vaiksele päikese all, milleks veel peaks muutma meelt, 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 proovige vihmavarja, peaks muutma meelt, peaks muutma meelt, peaks muutma meelt. Ei, koona nii ja hästi nüüd ütleme, et mõttes huuli väga puutuda, neid ei saa, olles teel, su poole teel. Ei keegi keelu neid ei tunne, kui ootaks vaiksele päikese all, milleks veel peaks muutma meelt. Veel kord, ei señorita, et mõttes huuli väga puutuda, neid ei saa, olles teel, su poole teel. Ei keegi keelu neid ei tunne, kui ootaks vaiksele päikese all, milleks veel peaks muutma meelt, peaks muutma meelt. Oh Jeesus.
aga vaata, selle peale tuli kõige suurem aplaus täna. Mis see teie kohta ütleb? Aga soe hakkas. Soe hakkas, just nimelt see vihmavarjude liikumine oli väga hea. See oli väga ilus ja mulle tundus praegu, et see tempo oli sama kiire nagu Ravimi reklaamis peale võetud tekst. Isegi kiirem. Ja isegi kiirem, see oli kiirabi tempo. Okei, aga läheme siit edasi ja ei hakkagi pikemat pausi tegema, valame lihtsalt õli tulle. Aitäh, sõbrad! Nii, aga järgmise lauluga me kutsume teid hoopiski rännakutele kusagile kaugele kosmosesse. Sven on päris palju selle teemalisi laule kirjutanud, aga üks esimesi neist oli Tähesõjad.
oleks tõesti paslik küsida nüüd 90 noori, kus on teie käed hetkel? Meil on erinevad maailmavaated, kuid sinu südamesse veel mul vahel kaob kontroll. Rändan ajas ringi seiklen kus soovi, vaid ilma sinuta on külm, nii mõttetu kõik muu. Teisel planeedil ma armastan sind veelgi, aeg taaskord pöörduma peab. Ma põgen veel, algus aastat poole, kui kosmos on laev, nii kaugel maast, loodan peagi on aeg, millal tulen tagasi su juurde. Lähed sõdade teel, meil kuskil on mees, mind pidavad tundeid ja maailmaruum. Uueks korduks on saan, mõtlen ükskord ka see, tulen jälle tagasi su juurde. Lähed sõdade teel, ma põlen veel. Ma ei näe sind enda kõrval nii puinud, ainult arvuti ekraan kokku viib. Olen sõdur, täidan käsku missiooni, vaid armastuse invasioon on tähtsam kui kõik. Teisel planeedil ma armastan sind veelgi, aeg taaskord pöörduma peab. Ma põgen veel, algus aastat poole, kui kosmos on laev, nii veel kaugel maast, loodan peagi on aeg, millal tulen tagasi su juurde. Lähed sõdade teel, meil kuskil on mees, mind pidavad tundeid ja maailmaruum. Uueks koduks on saan, mõtled ükskord ka see, tulen jälle tagasi su juurde. Lähed sõdade teel, ma põlen veel. Algus aastat poole, kui kosmos on laev, nii veel kaugel maast, loodan peagi on aeg, millal tulen tagasi su juurde. Lähed sõdade teel, meil kuskil on mees, mind pidavad tundeid ja maailmaruum. Uueks koduks on saan, mõtled ükskord ka see, tulen jälle tagasi su juurde. Lähed sõdade teel, ma põgen veel. Kui kosmos on laev, 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 ma Suur tänu. Suur tänu teile. No vähemalt siin ees oleva aplausi järgi otsustades tundub, et disko ei ole surnud. Disko is not dead, nagu öeldakse. Miks ma seda lugu rääkima hakkasin praegu on see, et kunagi 90-ndatel meil oli poistega kontsert Tõrvas. Ja samal ajal, kui meie seal esinesime kuskil klubis, oli seal ka siuke hard rock laager või midagi sarnast. Ja kui me olime esinemisi lõpetanud, me läksime Tõrvas mu vanaisa koju. Ja oli siuke augusti tume õhtu, siuke tõesti pime ja me vaatasime veel mingit õudusfilmi, mäletan telekast Reede 13 või midagi sellist. Ja pärast läksime veranda peale, klaasist veranda läksime magama. Ja siis äkki ärkame selle peale üles, et akna taga on mingisugused varjud, kes ütlevad disco is dead. Ja need olid need rokimehed. Kuskil laagrist tulid oma meelsust näitama. No hetkeks oli päris siuke nagu õudne tunne isegi korraks pärast õudusfilmi ja päris täpselt ei saanud aru, kes nad tulid. Ja selle peale tuli ülevalt korruselt alla minu vanaisa, kes oli, ma rõhutan, ametilt kirikuõpetaja, tuli aluspükste väel ja jahipüssiga. Ja tüübid tõmbasid minema. Ma ei teagi, mis neist pärast saanud on,
aga üks fakt on kindel, disco is not dead. Kuid läheme edasi, järgmine laul on Jennifer. Suur tänu. Ja vaadake ise, päike tuligi veel, tasub Jenniferi laulda. Super. Laulame nüüd ülejäänud kontserti ainult Jenniferis, jääb päike pidama. Okei. Aga läheme siit edasi, meil on bändi repertuaari sattunud kuidagi 3 sellised naise nimega laulu, me kutsume neid ise 3 õeks. Järgmine on neist justkui poolõde, kuigi kõige vanem. Ja see on ainuke laul meie bändi repertuaaris, mis ei ole meie enda lugu. See on Mihkel Raua ja Mr. Lawrence'i omaaegne Annabelle, aga kuna Sven käis Mihkel Raua saates Laula mu laulu, siis me elustasime selle loogu tookord selle ülesse ja sealt see meie kavasse jäi. Nii et tervitame siis Annabelliga täna Mihklit ja teie laulge muidugi kaasa. Super, aitäh! Suur tänu, sõbrad! No kuidas nüüd tuju on, kui päike väljas on? Vaata, Eesti suvi on ikkagi tore, et on alati nagu eriilmeline. Tund aega sajab ja siis tund aega on päikest, siis tuleb kuskilt tuul ja et me ei saa kurta, et meil ei oleks vaheldusrikas ilm. Väga tore. Ja muidugi teile au andes, et te selle vihmaga ikkagi rõõmsalt lava ees seisate ja vastu peate. See on üldse Eesti publiku puhul imetlusväärne. Ma alati olen mõelnud, et teatrilavastuste ja suvelavastuste puhul ka mul on tunne, et mida sügavamal võpsikus ja mida rohkem seal sääski on, seda rohkem rahvast tuleb. Et see on nagu eestlaste eripära. No igal juhul au teile, tehke aplaus ise endale, et te siia kohale jäite. Kuid läheme edasi ja 3. õde on teel, tema on kõige noorem, kõige äkilisem, ta ei pruugi meeldida, aga kummitama jääb ta kindlasti ning see on Sandra. Elu on tõusupõus, pole paremat aega kui nüüd. Vaadates siin ma olen selles kindel. Mu südame tunnistus paremat oota ei saa. Kõik mida iganes teen, su juurde viib teen. Ja kuigi ma tean ju, kuigi ma tean neid valikuid tuhandeid veel, võib olla hoopis seitsmes veel. Mind hoiatab veel, hoiatab veel, Sandra.
suur aitäh! me täname. Aga paar laulu ongi meil täna teile siin esitada veel jäänud ja tänase õhtu eelviimane lugu. Kujutame nüüd ette, et me oleme kuskil see juulikuus, kus oli üks ilus päev ja oli suvine võidusõit. Ma mõtlen siis ilma mõttes. No, Gunnar oli ettenägelik mees, see päikseprillid kohe taskust võtta. Ma varsti ei näe teid enam, mis teil see toimub. Vaat see noor preili, kes siin ees tantsib, palun tuge natuke siia. Jah, oot, ja tagasi. Oh, super, mul on see päikse laitab. Ja te võiks niimoodi hulgi mingi inimseina siia moodustada, siis me saaks ka vaadata nagu üle päikese või alla päikese, kuidas seda öelda. Okei, tegelikult võiks hakkama vahetusriietega käima laval ka, et algul tuled jopega ja siis järjest võtad nagu kihte vähemaks. Et siis sõltuvalt ilmast, et tunni aja jooksul võib juhtuda. Aga sõbrad, üks laul on meil täna õhtul teile veel jäänud. Aitäh, et te täna siia tulite. Me soovime teile ilusat suve lõppu, loomulikult ilusat pidupäeva jätku. Ja kui me teiega vahepeal ei kohtu, siis igaks juhuks omalt poolt soovime ette ära ka häid jõule. Siis on see ka tehtud. Koos minuga siin laval. Teeme suure aplausi kitarrimängist teile Gunnar Tappa. Ja minu sellega põlistas teie Gunnar tuli Obrina. Nüüd teeme väga head ja väga head laulud kirjutas teile ja täna mõtlustas, mis teile ka klassi selline mees nagu Spermaboos. Mina olen endiselt laulid. Täna sõbrad ilusat õhtu jätku. Ilusat pidu! Pane korra. See ei oleks nüüd nagu perepäevale kohane, kui ansambel saab ilma lisalugu mängimata minema. Mis te nüüd passite? Kento ära! Üks lugu veel! Üks lugu veel! Osava viisulale võte igal juhul Black Velvet! Lasutame nad tagasi! Aitäh! Viitelugu ei saa, ütlen ära. See on ikkagi tasuta kontsert. Aga näed, Sven tuleb ka tagasi, ma mõtlesin, ta läks juba minema. Okei, tere Sven. Leidsid väikse prillid. Okei. No igal juhul ma tundub, et üks kord siis veel, jah. 2 inimest olid nõus. Kas teeme ühe korra veel? Okei, ja laulate sama hästi kaasa? Okei, tuldagu. Aitäh teile! Te olete tõeline maasool, kui nii võib öelda, või mis maa see piiritud ikka on tõeline essents. Päev, mis algas sellega, et Eesti president koos Islandi presidendiga sõi meie restoranis hommikus ja päev, mis lõpeb Black Velveti kontserdiga, see on ju korda läinud päev. Ma tänan teid, et te tulite, teie nimel tasus pingutada ja aasta pärast me teeme seda veel. Minge koju, leidke endale üks inimene, kellele öelda, kui oluline ta teie jaoks on. Armastage teda, armastage Eestit. Tulge teletorni ka. Aitäh teile, kaunist koju jõudmist. Aitäh teile ka.